ilma liigse tagasihoidlikkuseta, meie oleme Eesti parimad PR-spetsialistid. Tere tulemast meie kampaaniakooli. Täna räägime sellest, kuidas leida kampaaniaks sobiv kandidaat ning kuidas leida üles tema voorused, mis teda teistest eristavad. Eduka presidendikampaania läbiviimiseks tuleb esmalt leida kandidaat, kelle taga on julge seista. Keegi, kes tooks kokku Eesti rahva. Keegi, kes esindaks meid ka rasketel aegadel. Keegi, kes ei esindaks vaid ühe erakonna huvisid. Lühidalt, keegi, kes tunduks oluline, aga samas, kes oleks ühtlasi ka suuremas plaanis päris suvaline. Miks te mind ei tunnista? Pellet on Eesti majanduse alustala! Pellet! Heal lapsel mitu nime, sõpradele ka puidukraanul. Objektiivselt võttes on Pellet presidendikandidaadina suurepärane, sest on mõistetav ka lihtinimestele ja isegi lastele. Lähemalt vaadates on Pellet muidugi lihtsalt üks pruun junn, esteetilises plaanis tõesti pehmelt öeldes tagasihoidlik. Kuid seda kõnekamad on tema voorused. Pelleti tähelend sai alguse 2009. aastal. Siis, kui Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv soovitas puidu suuremat kasutusele võtmist energeetikas ning biomassi põletamist energia tootmisel loeti süsiniku neutraalseks. No muidugi kohe mingid mõõtmised ja arvutused näitasid peagi, et elektrijaamades fossiilsete kütuste asendamine biokütustega hoopis suurendab süsinikuheidet ning seetõttu on vanade elektrijaamade kütmine pelletitega kliima jaoks hullem kui kivisöe kasutamine, aga õnneks oli juba hilja. Pelleti tootmine kasvas plahvatuslikult, nagu ka rohepoliitika toetusrahad. Seega, mu daamid ja härrad, meie tänane presidendikandidaat on Pellet! Pellet esindab meid kõiki siduvaid ühisväärtusi. Pellet! On majanduskasvu ja efektiivsuse seisukohalt ideaalne Eesti edulugu. Pellet! On oma tootjatele ja Eestile rohkem raha sisse toonud, kui kõik startupid kokku. Elagu Pellet! Mis te arvate, kes ma olen? Kurk, mis põleb. Ei. Kas te töötate seal? Ma olen Riigikogu liige. Tere, väga meeldiv. See on lõpuks õige inimene. Kas teie teate, kuidas saaks edendada Eesti majandust? Mis teil praegu plaanis on? Meelitame investeeringuid. Ohoo, nii. Sellega seoses. Eesti on praegu pelleti tootmises 3. kohal maailmas. Meil on vaja saada esimeseks. Esimene samm. See park. Kas pakute seda raiuda? Ja muidugi. Muidugi teeme sellest pelletid. Ei saa kahte asja korraga. Me ei saa hoida metsi ja samas ka teha nii, et Eesti saaks rikkaks. Meil on vaja valida üks. Ja mis on prioriteetsem? Loomulikult rikkus. Teeme siis pildi. Teeme loomulikult. Pelleti edulugu vaimustas ka erinevaid Eesti poliitikuid, kes on tema tähelennule kaasa aitamiseks alandanud raievanust, eiranud linnurahu ja raadanud kaitsealasid, sest olgem ausad, seda ütlesid juba vanad eestlased. Pane sittas sellele taimele, mis kasvab. Lisaks sellele on pelletite tootmine imelihtne ja imeodav. Kõik, mis vähegi metsas ette jääb, läheb pelletitesse. Ja suurtootjad nagu Graanul Invest on saanud meie oma väikest pruuni junnikest vähese vaevaga eksportida üle Euroopa ja Hollandi ja Taani omakorda pumpavad meie majandusse miljoneid eurosid. Kui tore! Ja enne kui mingid plakati vibutajad siin püsti tõusevad, siis chill. Pellet armastab loodust. Pellet on öko. Pellet on ökomast öko. Pellet on ökom kui sinu riidest poekott. On ökom kui sinu komposti nurgakene korterist. Ta on ökom kui minu uus Tesla. Pellet on süsinik neutraalne. Ja üldse, mida te põete? Metsad kasvavad ju tagasi. Elu pelletiga võiks olla selline. Seevastu elu fossiilkütustega näeb välja hoopis selline. Mõelge ise, kumba teie eelistate? Aitäh.
mehed, mul tulid teie jutu peale lausa külmavärinad. Jääma ei uskuma. Sest jäägu see tõesti meie vahele, on inimesi, on kriitikuid, kes ütlevad, et võib-olla puud ei kasvagi metsas nii kiiresti tagasi. Oota, kuule, stopp. Kuule, miks on vaja kogu aeg reaalsusel lasta mingisugused ilusad asjad ära rikkuda? Miks me tegeleme mingisuguste tuleviku probleemidega, kui minul praegu ei ole lapsest kuhugi trenni panna, kui või hind tõuseb? Mis te tahate meist ausalt? Ma olen nii närvi praegu. Igal juhul. Kuulake, loo mõte on selles, et kui mujalt Euroopast tulevad rohepoliitika lipu all pahased tädid ja onud meie Eesti majandust hävitama, meie peal mõõdutundetult trampima, siis saame vastukaaluks oma tubli esindusjunni pelleti neile ette visata ja samal ajal rahulikult metsa raiuda. Tähendab, oma metsa majandada nii, nagu meile meeldib. Pole olemas perfektset presidendikandidaati. Loomulikult julgeme ka meie tunnistada, et pelletil on mõned väikesed miinused. Ütleme, nõrgad kohad. Võib-olla ei ole tema tegelik kütteväärtus nii suur, kui võiks arvata. Võib-olla on tema tootmiskulud natukene kõrgemad, kui esialgu väitsime. Aga need on ju pisiasjad, daamid ja härrad, sõbrad. Vaadakem suuremat pilti ja uskuge mind, tema tugevused kaaluvad üle teiste kandidaatide head omasused. Pellet on suur Eesti edulugu. Temast on siiani täiesti arusaamatutel põhjustel vaikitud. Täna ütleme me selle välja. Teie hääled ja teie südamed kuuluvad ammu pelletile. Jah, sellele samale pruunile junnile. Loodetavasti tervitab juba õige pea Rahvusooper Estonia taga Eesti rahvast suur pelleti pea. Elagu pellet!